praegu teeb teda ilusamaks, targemaks, võimekamaks sportida, võimekamaks sohtlema. Teeb see talle kuidagi head. Aga millest ta pahana pihta seda teeb? Kas olete mullegi mõne täiskasvanu käest küsinud? Võib-olla ma olen. Miks sa ütlesid? No, kui ta on väga aus täiskasvanu, siis ta ütleb tavaliselt üsna kindlalt. Olin loll. Olin paras teismeline. Proovisin. Naljakas olin. Proovisin veel. Ja siis avas selle teise lahti. Aus täiskasvanu kipub teile väga sageli ütlema niimoodi. Aga mõni täiskasvanu ütleb teile midagi muud. Näiteks mõni täiskasvanu ütleb teile, ma rahustan niimoodi nädalt. Kas me nüüd usume seda väga kõvasti? Mis te arvate? Kas nikotiin, mis on ravimina või nii-öelda mürgina kirjas, kui väga tugev, ärvitav, erutav aine, mis tõstab pulsisadedust, mis tõstab vererõhku, kas see rahustab? Kas ta saab? Kas aine, mis on tegelikult eruti, kas seda rahustab? Okei, nüüd tulevad kõige raskemad kooliaastad 7. klassi. Väga palju lõputada. Mõnikord koolis läheb tõesti niimoodi, et jaksa. No koolis läks nässu ja matemaatikast aru ei saanud ja loodusõpetuses oli üldse jama ja geograafias õpetavad midagi sellist, mida sõbrannaga läksin tülli ja klassikaaslane ütles pahasti ja tuju on kohutavalt paha. Te lähete siit välja ja nüüd me kuuleme, et esimene prügikast, kui lööks jalaga. Okei, mis te arvate, kui te lähete selle peale metsa jooksma? Jooksute 3-4 tundi. Kas see pingi läheb? Te olete võrrunud, kui olete kuskile basseini ujud tunnikest vahel. Kas pingi läheb? Ma arvan, see läheb. Kui te lähete siit vaikselt oma ette, leiate üles esimese sooja tüvega männi, panete selja vastu mändi, kannad vastu mändi, panete silmad kinni ja olete veerandanud tasa. Kas pingi läheb? Soovige. Läheb küll. Aga siin peale panete suitsu hambusse, kas te arvate tõesti, et pingi läheb maha? Tähendab, kausud ei ole selles eas, et te peaksite arvama, et kuri hunt ikka pistis punamütsikese nahka. Vaata, täiskasvanud ajavad teile ilgelt lihtsalt muinasjutt. Ja miks nad seda muinasjutus räägivad, et rahustab ja hea on ja... Täiskasvanud abi ja eavastad ka arvavad ütelda, et ma olen täiskasvanud inimene, ma olen suur inimene ja mina juhin oma elu, kontrollin oma elu, et mina olen kõva tegija, mina otsustan, tõmba suitsu ei tõmba, võtan lapsi ei võta. Mõtle, kus see inimene on. Tegelikult näeb asi niimoodi välja, et see 3-4-5 meetrine suits istub su seljas. Inimene köhib, lägastab, kui palju ma kiirabis näen, inimene on aastakümneid suitsetanud ja siis tema hommikul ärkab üles näost sinine, köhib, rõgistab, lõpus kutsutakse kiirabides ja hinge lahti ja nii kui see hing lahti on, läheb suitsetada. Iga mõistlik inimene, ka noor inimene mõtleb, no milleks mul seda jama vaja? No milleks?